võistkondi väljakul ja alustame külalistest. FC Viljandi on mängimas koosseisus väravas. Tere tulemast Eesti meistriliiga 31. vooru kohtumisele, kus Tartu Tammekale on külla sõitnud täna Viljandi võistkond. Esimest korda Tartu võistkonna ajaloos, ilmselt ka meistriliigas on väga vähe seda juhtunud, kui me teeme ise ülekannet koos kommentaatoritega. Minu nimi on Erki Tarro, olen Tammeka pressiesindaja ja minuga on siin koos Indrek Koser, Tammeka noortetreener. Tere! Alustame siis võistkondade koosseisudega. FC Viljandi mängib täna koosseisus väravas number 1 Aar Vetsel, number 17 Sander Karu, number 4 Joel Indermitte, number 22 Martin Mikk, number 26 Liiv Liivamägi, võistkonna kapten number 16 Ott Ottis, number 80 Martin Tšegodajev, number 7 Jaak Leimann, number 21 Kaarel Toas, number 77 Silver Lätt ja number 10 Sander Arumängijate pingil number 9 Aleksei Belov ja number 18 Erki Junolainen. Võistkonna treener on Saul Tsiirkalasviili, meeskonna arst Jüri Salupere. Ja koduvõistkonna on Tammeka algkoosseisus on mõned üllatuslikud valikud. Väravas on nagu ikka number 33 Andrus Lukjanov, kaitseliin number 5 Kaspar Kaldoja, number 12 Rauno Tutt, number 15 Martin Hurt, üllatuslikult vasakkaitses täna number 17 Mikk Klaas, kaitsva poolkaitsjad, number 7 Siim Tenno ja number 43 Pressu Florian Bongo. Ründajate taga mängivad 32 Seiko Tamm, 10 Frank Aleksander Niimo ja number 11 Maido Pakk. Ja tänane tipuründaja on Tammeka legend, number 23 Kristjan Tiirik. Vahetusmeeste pingilt leiame varuväravahi number 98 Karli Küti. Selle nädala sai Tammeka uue täienduse, kui koondiseski mängida saanud Elhadž Usmane Pärri ehk siis mängija nimega Pato. Number 92 Simo Temno, number 9 Mikk Valtna, number 88 Ander Paavut, number 16 Martin Nagel ja vahetusmeeste pingi lõpetaja number 27 Olari Berlin. Ja kohtunik on juba mängu alanuks vilistanud. Jäi vist veel mainimata. Jäi vist kohtunik mainimata. Ei leia seda praegu ülesse alustuseks kohe. Aga ikka juhtub. Näed, siin ongi kohtunik on Kristo Tohver, abikohtunikud Hannes Reinvald ja Jaanus Mutli ning mängu inspektoriks on Indrek Švede isiklikult. Jah, nagu näha, siis üllatuslikult on Tammeka osatukaitsesse pannud Martin Nageli asemel mängima Mikk Klaasi. Kuigi peab ütlema, et Nageli viimaste esitused täiesti adekvaatsed olnud. Aga ju siis peatreener jättes Tammeka poolus arvas, et Klaasi kiirust on täna vasakkaitses vaja kasutada. Ma arvan, et võib-olla see ongi mitmeti tingitud sellest, et Laas on just siuke ründavam mängija, et siis loota natukene sellele, et ka tuleb kaitsest rünnakule kõvasti ahne. Selg on praegu meil vastu seina täiesti ja vaja on lüüa väravaid ja vaja kindlasti täna see võit saada, et siis tuleb natukene riskeerida. Jah, ja näeme, et tema koha vasakule äärel on sisse võtnud Alex Niimo, keda oleme harjunud rohkem ründaja taga näha mängimas. Ja tundub isegi, et on 2 ründajat pandud. Maido Pakk ja Kristjan Tiirik mõlemad on seal ees. Jah, ma arvan, et see on puhtalt tingitud praegusest lihtsalt seisust ja Tiirikuga vasakul äärel saab palli. Ja Bongo sööt ei läinud läbi praegust, mõte oli väga hea Siim Tennole. Tammeka siis võttis 2 nädalat tagasi oma hooaja teise võiduga välistati Narva Trans. Tulemise 2-1 koduväljakul. Koduväljakul on üldse Tammeka väga hästi mänginud, enamuse oma punktidest siit võetnud. Kui ma õigesti mäletan, siis 12 punktist 10 on võetud koduväljakul. Nii et annab lootus ka tänasest mängust midagi välja võtta. Viljandi võistkonna ees muidugi näeme mängimas ka oma kasvandiku Kaarel Toropit. Kes ei ole küll kanda suutnud Flora süsteemis kinnitada, aga kindlasti on väga motiveeritud Tammeka vastu siin just seda tegema.
kui vaatame ka mängu algust, siis praegu on ilmselgelt initsiatiiv ja niisugune ründamistahe on Tammeka käes ja nüüd ka mõistatakse Tammeka kasuks viga. Jah, fännid on täna päris hästi hoos. Pealtvaatajaid on täitsa keskmiselt, eks me mõne aja pärast saame teada, kui palju neid ka protokolli märgitakse, aga loodame küll, et täna tuleks 250 vaadanud isegi ära. Aga häälekaid pealtvaatajaid on tavapärasest rohkem nagu näha. Hästi avatakse Niimo läärde. Teenivad siit Audi sisse viske. Ja uuesti välja Audis. Proovib vaikselt Viljandi koostöös ka aru saada, kes kus mängib. Nagu tavaks ikka madalamatele võistkondadele, siis need kohad väljakul on sellised voolavad. Mängust mängu muutunud, nagu näemegi Miklaas osak kaitses, kus me teda ei ole harjunud nägema. Jah, kui vaadates seda Viljandi koosseisu, siis et kahe varumängijaga tulla on juba niisugune päris riskantne nagu ettevõtmine, et ju siis on hooaja lõpp ja palju vigastusi, et sellest tingituna ka mängijate vähesus. Nüüd on okei, natukene mitte seda võtta. Kaasmist pika palli ette, tiirid ilmselgelt elati seljas, aga kohtunik jätab vilistamata. Sen on võimalus peale lüüa ja kas tuleb mängu esimene nurgalöök, seda mängale esimene nurgalöök. Kui mängitud on 5 minutit. Sest siin võib viimasel helipiltavad siin koos. Rahas läheb seda andma. Ja vaadake ikka, mis toimub päriselt. Helipilt tuleb ühe vähe Tartus. Ja saame kohe teise nurgalöögi siia otsa. Ohtlikult oli taga atakeerimas Rauno Tutkse tagumist posti. Tammekal kindlasti oleks vaja praegu kiirelt ära võtta, kui nüüd saab Viljandi selle esmase surve ära, et siis kindlasti läheb raskeks ja hakkab Viljandi leidma oma mängu. Nii, väga võimalus. Niimo annab uuesti palli sisse. Viljandi kaitsed on adekvaatse tõus. Ja Kaspar Kaldal väga hea võimalus ja väga napilt üle värava. Väga kahju sellest küll. Esimene suurepärane võimalus mängu 6. minutil Kaspar Kaldajale. Oleks pidanud ära lööma, ma arvan seal. Jah, et ma arvan, et see oli just täpselt see hetk, et Viljandi pole mängu sisse päris saanud ja oleks sealt suudetud see palli sisse või oleks juba tunduvalt kergemalt edasi mängida. Et esimesed 15 minutit võiks just olla see, kus võiks selle juhtpärava ära saada. Kaldar juba see hooaeg ründas mänginud, ja tegelikult ka Tammeka suurim väravakütt sellel hooajal 3 värava. Pole just väga palju, aga enamasti on ta siiski kaitsvapoolikuna ja kaitses mänginud. Jah, aga Kalda on üks nendest mängijatest, keda võib pea igal positsioonil kasutada, et samamoodi kui ta on ka noortekoondiste eest mänginud, siis on ta seal ka hästi paljudel erinevatel positsioonidel olnud, et küll ründas või kaitses. Jah, Tammeka eest on üldse väga palju mängijad see hooaeg ründas mänginud, et see on, ma arvan, juba varsti võib-olla läheneb 10 see number, võib-olla kui täna saab Paoto ka veel mängu ja eks see ole jah hetk, et kui ikkagi ei suudeta väravaid lüüa, siis pead proovima erinevaid võimalusi. Tänast mängu on meile staadionil apidanud teadustama ka Margus Ader, kelle kommentaarid kindlasti muudavad siin koha peal olemist palju värvikamaks, et
et kes te kohale ei tulnud, eks te siis kahetsete, peate meiega leppima siin kommentaatori puldi taga. Jah, nagu öeldakse, et Margus on ikkagi selle ala nii-öelda professionaal. Ikka jah, ka rahvusringhäälingus iga mees ei pääse kommenteerima, aga noh, siin kodupootud netiülekandesse on vähe lihtsam pääseda. See pall käib siin edasi-tagasi juba mõnda aega, et lõpuks Tammeka saata maha ja üritab hakata nüüd ka rünnatud üles ehitama. Vaheründajaga mängiti ka eelmise mängus Viljandi vastu, siis väga edu ei toonud, kui Maido Pakki Hoidu Kolari Berliin ründas ja kohtumine Viljandis 0-0 viik. Ääre peal mänginud Laas ja Niimo said küll toona palju selerdusi anda, kast ja ka kahjuks seal ära lööd. Ehk Tiirik oma kogemuste pealt täna paneb mõne koll lippe ära. Jah, et ma loodan ka, et vast Tiirik, et Eesti mõistes juba vanem mängijat, et just siukse Viljandi vastu võiks ta leida need hetked, kus kaitse võib-olla eksib natukene rohkem ja sealt oma kogemustega need eksimused ära karistada kohe, et kui suurtes klubides võib-olla kaitseliinis nii palju eksimusi ei näe, et Levadia või Flora vastu, siis kindlasti ma arvan, et Viljandi vastu tuleb tunduvalt rohkem võimalusi ka temale eesründas. Jah, siis näis, kuidas koostöö Maido Pakiga laabub. Tiirik on see hooaeg ühe värava löödud Flora vastu, hästi löödud värav oli. Pakk vist see hooaeg skoori veel ei ole teinud, aga kindlasti on Viljandi vastu just väga hea võimalus. Jah, täna on kindlasti see päev, kus kõik pealtvaatajad ootavad uut mängijat platsile, näha seda on hea küll, et seda suudab siin teha, aga eks peatreener on ta vahetus sa oled ainult paari treeningut praegu ja võib-olla ei ole sellist pilti ja võib-olla veel mõningane reisiga sees. Kindlasti jah, eile trennis taheti siuksele päris jõulise mulje, et niimoodi, et kindlasti võib-olla teisel pool näeb teda, et kui Viljandi kaitsed on juba väheke rohkem esinad ja siis neid oleks hea seal tõmmata ja lükata. Kuidas sulle meie uus kaitsel poolkaitse Bongo on meeldinud? Jah, et selles mõttes on ta kindlasti väga sümpaatse mulje jätnud, et ma ise nagu nii-öelda lähemalt väga kokku puutunud ei ole, aga platsi peal ta teeb kõvasti tööd kogu aeg ja võitleb igas olukorras lõpuni, et see on jätnud hästi sellise positiivse mulje, et tema see õhku niisugust staaritsemist mitte kusagilt, et pigem just niisugune tööloom. Jah, kindlasti meenutab paljusid teisi kaitsvaid poolkaitsjaid Aafrikast, kes nüüd suurtes liigades mängivad. Samamoodi võtab rahulikult palli omaks ja jagab seda rahulikult äärtele ja vajadusel teeb õigel ajal blokeeringuid ja vahetlõikaid, et kindlasti väga kasulik tähendus ka minu arust. Mäng on nüüd mõnevõrra rahunenud ja peaasjalikult käib tegutsemine keskväljakul. Tammeka küll proovib rünnakut üles ehitada, aga praegu veel väga kindlalt võitles, et 10 minuti oma poolel ja pigem siis saab tõesti kontra võimalust. Sellises kaitsest on üldjuhul väga raske läbimõelda, kui üks võistkond peaasjalikult keskendubki kaitsmisele. See küll peamoodi minul välja ei näinud. Sa oled päris puhas pall. Eks ta enne on tuntud ka kui kõva võitleja ühes olukorras ta tagasi ei anna. Aga eks kohtunik nägi seal viga. Viljandi teeb pika palli. Jah, oma ründaja suunas, kelleks täna on siis number 7 Jaan Leimann. Tammeka üritab läbi Laasi. Ongi rohkem siin mäng olnud vasakule äärel, kus on Laas ja Niimo. Ei, aga hea mõte Niimol, aga natuke läks kitsaks. Eks siis Viljandi praegu on näha küll, et peaasjalikult nende parimad võimalused võivadki tekkida ainult sellest, kui nad suudavad palli kaitses võita ja kiiresti ette mängida, et positsioonirünnakut kui sellist ei ole nad veel kordagi proovinud hakata aretama.
standardid on kindlasti üks see koht, mis saab Viljandi suureks võimaluseks täna. Jah, paistab olevat suhteliselt suur võistkond isegi kasvu mõttes. On neil ka ju Eesti koondislane Joel Inder mitte keskkaitses ja Niimo läheb vasakult äärelt täiesti vabana läbi. Hea pall keskele, aga kedagi ei ole. Huvitav, et Pakk ei jõudnud sinna ründajana. Oli hoopis Tamm ja Tiirik nagu ikka. Võib-olla oleks Pakk pidanud samuti ründajana sinna jõudma. Jah, nüüd esmakordselt üritab ka Viljandi natukene palli hoida. Ääre peal Sander Karu käes on pall. Ja tagasi keskkaitsetele. Üldiselt pikad pallid ei tohiks Tammeka kaitsetele väga suur probleem olla, sest Martin Hurt tuntud hea veavõitlejana, Rauno Tutk on ka väga pikka kasuline mängija ja Tiirik kukub karistusalas, aga ei kohtunik annab kõigest nurgalöögi. Tammekale juba 3. Jah, et nurgalöökide järgi ongi praegu näha, et siis on see initsiatiiv Tammeka käes ja üks hea võimalus on, aga niisugused lõpulahendust endiselt veel ei ole tulnud. Et kindlasti niisuguse madala kaitse vastu oleks üks lahendus oleks kaugelt natukene peale lüüa, et sundida vastase kaitseliini natukenegi tõusma. Ja Ventsel lükkab palli eemale, aga Kalda ilmselt jõuab, võtab siiski teist järjevõrdse nurgalöögi. Aga ütleme nii, et Tammeka sellel hooajal ei olegi niisugused kauglööke väga väravasse saata. Ei mäleta ühtegi iluväravad. Seda küll. Võib-olla sealt on puudu. Ivo on küll kõvasti üritanud, aga ebaõnnestunud. Aga üldse Tamm palli. Viljandi võimalus kiirrünnakuks. Tamm töötab väga ilusti kaitsesse. Viljandi number 7 ja Jaan Leimann ei saa siit olukorras mitte midagi. Teenis sisse ja pall endale jällegi tagasi, võtavad jälle tempo maha ja üritavad rahulikult hakata mängu ehitama. Pakk hästi avanema, puude on kehv ja Ott Ottis võtab palli ära. Jah, siin on näha, et ka Tammeka nii-öelda kaitsefaasis ikkagi üritab kohe kõrgelt peale pressida, mitte jääda ootama. Ju siis on antud korraldused, et tuleb kindlasti vastasele kõrge press teha ja oodata, kuni nad eksivad. Leimann trikitab vasakule järel, hea pall keskele ja Tšegodaev üritab käärlööki teha, aga õnneks said Tammeka mehed palli eest ära löödud. Niimo võitleb kõvasti kaitses. Ja pall ette Tiirikule. Tiirik paraku ei jõua. Ja Indermitte on kaitses valvel. Niimo jälle hästi võitleb, aga jälle Indermitte tuleb. Niimo on siiamaani selle esimese viigatuniga äärel mängides väga hästi hakkama saanud. Paistab võib-olla, et Tammeka mängijatest kõige enam silma. Jah, kindlasti. Eks ta paistab silma keskul samuti silma. Kuhu ta nüüd ongi liikunud. Tenno kitsas ruumis ja mõte läbi selleks on ise enda soorituse peale veidi pahane, aga mõte oli hea. Näha siis Viljandi ei kiirusta kohe üldse. Tammeka väga suurt survet ka peale ei pane. Üldiselt mulle on mulje jäänud, et kahe ründajaga ei ole päris see õige Tammeka mäng ikka, et natuke liiga palju loodetakse tsenderduste peale võib-olla sellisel puhul. Et ei ole ühte seda ründajat, kes seda palli nii-öelda vastu küsiks, aga kindlasti on siin peatreener loodab, et suudetakse kahe ründaja abil kiire värav saada, et ma isegi võin arvata, et mingi hetk see võib täiesti muutuda, nii et üks ründaja läheb siis ikkagi alumiseks ründajaks, kui seda tulemust nii pea ei tule. Praegu ma arvan, et Tammeka võib täitsa mängupildiga selles mõttes rahul olla, et on väikene
praegu tuleks lihtsalt enda võimalused ära kasutada ja mängi juhtima minna. Taia saab palli, lööb ja õnneks läheb löök üle jala. Esimene pealelöök ka Viljandi võistkonnale. Tammeka ja Viljandi siis sellel hooajal kohtunud 3 korda. Tammeka kahjuks ühtegi võitu pole suutnud veel võtta. Korra on vastu võetud kaotus, 2-3 kui kaotati Viljandis suvel. Kusjuures Viljandi oli toona veel 10-mehelises vähemuses, kui nad võiduvärava lõid. Aga koduplatsil tehti 1-1 Tammeka väravautorid, siis oli Janno Saksmas, aga nüüd on äsja vigastus paranenud küll koosseisud, loodetavasti võib-olla hooaja lõpus saab mõned mänguminutid ja viimati tehti Viljandis, nagu juba öeldud, 0-0 viik. Kaks saab kaitses pall, Tiirik lööb, aga napilt üle. Taas väga hea võimalus, et praegu on siin ütleme 2 sihukest võimalust, et millest ühe oleks pidanud juba kindlasti ära kasutama, et kui sa niimoodi oma võimalusi raiskad, et siis paraku peab tunnistama, et siis võimalik võita ei ole. See Tammeka probleem ongi see aeg olnud, et võimalusi luuakse küll hulganisti, hämmastavalt palju ei saa. Aga lihtsalt ei ole seda kindlust väravaees. On siin proovitud ühte ja teist ründepaari ja ründajaid, aga väravate löömine on natuke problemaatiliseks jäänud. Aga Tammeka sellel loel meistriliigas ju kõige vähem väravaid löönud. Viljandi on siis sellel loel 26 korda võrgu leidnud, Tammeka vaid 18. Sealt see vahe tulebki sisse. Jah, et ütleme, et Eesti meestesse 18 väravat on ikka natukene liiga vähe, et arvestades, et kõik vastased sul on Florjad ja Levadiad ja Nõmme Kaljud, et siis jah, et tõenäoliselt omal ajal on näiteks Flora või Levadia selle kas või ühes mängus ära löönud. Jah. Aga jah, tänav on juba tase ilmselt veidike ühtlasem, niisugused väga suure skoorilisi võite ei olnud. Lasnamäe ajaksit ei ole keegi teinud. Jah, eks ta iga aastaga nii läheb, et kui nüüd vaadata sinna esiliigat ja esiliiga tippu, siis kindlasti on seal ka paar sellist võistkonda, kes ei ole nii nõrgad kui Lasnamäe ajatis toona, et iga aastaga ta tõesti järjest tugevamaks meistriliiga tasega läbi selle läheb, et samamoodi nagu ka esiliiga tase. Jah, ilmselt esiliiga liider Infonet suudaks meistriliigas väga edukalt siin konkureerida kas või tabeli keskosa võistkondadega. Toitis tegid suhteliselt ebavajaliku vea. Õnneks Laasiga kõik korras. Ka vigastustega on Tammekul see hooajal probleeme olnud. Hooaja alguses ja keskel nüüd lõpus on täiesti adekvaatne koosseis kätte saadud, aga vahepeal oli siin tõsiseid probleeme vigastustega ja siis sellepärast ongi siin mängijad on väga erinevate positsioonide mänginud. Jah, päris palju mängijaid on tulnud Riimol on võimalus. Ai, eks saame nurgalöögi lähema. Saame juba 5. nurgalööki mängid kõigest 22 minutit. Võib-olla oleks see triobetis pidanud panuse panema, et Tammeks on nii palju nurgalööki. Jah, praegu tundub nende nurgalöökide põhjal, et nagu niisugust kindlat ideed või kätte mängitud kombinatsiooni ei ole, et millega nüüd üritatakse tahab saada. Tunduvad natukene umbes, et kindlasti on mingi suund, et kuhu nüüd liigutakse, aga kui me vaatasime hooaja algust, siis Tammekul oli 2-3 väga head kombinatsiooni, kus üldjuhul saadi ka löögile. Jah, nüüd nad on... Praegu tundub, et üritatakse pall viia kogu aeg sinna ette posti. Nii, 6. nurgalöök. Jah, et vana Tammeka ühte ei olegi näinud siin peale uue peatreeneri tulekut.
võib-olla keegi ei ole tingitatud, milles see seis ja kui ilusti see välja näeb. Rahvas ootab igal juhul väravat, Laasi tsenderdus, aga saavad keskkaitsed palli minema. Tamm segas löögile järjekordne nurgale. Rahvas saab siin täie raha eest, kuigi jah, suurem osa ilmselt on nüüd neist tasuta mängu olnud, kuna Facebooki üritusega liitunud said tasuta ja Ventsel lööb palli minema. Päris väga hea lööp. Niimoja sai päris hästi tavasti palli. Tammekal on ilmselge initsiatiivi igal juhul haaratud ja praegu vähemalt tundub, et on vaid aja küsimus, kuni siin väravõrk võiks ka sahiseda. Jah, et kui tuleks üks värav ära, siis ma arvan, et Viljandi oleks muutud. Et siis võiks isegi täitsa suureskoolist võitu oodata. Eks jah, Tammeka motivatsioon on ka kindlasti kõrgem. Viljandi on enda punktisummaga niisugune peaaegu kindlustanud meistriliigasse püsima jäämisel. Tammekal muidugi võitu hädasti vaja, sest Tallinna Kalevist ollakse 8 punktiga maas. Tallinna Kalev mängib vist samal ajal, kui ma õigesti mäletan, Narva Transiga, nii lootus vahe vähenemiseks on päris hea. Jah, et kui vaadata seda hooaja lõppu, et siis ütleme Tammekal nagu need vaadates esmalt, no nii, kohtunikud huvitav otsus kõigi palju aga ma arvan, et siit tuleb ka kollane kaart. Tammeka enda vana kasvandik Kaarel Torop sai kõigest hoiatuse selle eest. No oleks võinud lasta mängule edasi minna igal juhul. Tõmmatakse mäng ilusti laiali. Tennot jääb puude alt, aga õnneks jääb tall Tammekale. Liima on nüüd jälle võimalus 1-1 ette võtta. Tiiri, kas saab löögile? Annab paremale Kaldajale. Kaldaja vastast Tšegodajev. Endine Eesti noortekoondislane teeb siin head kaitselööd ja pall läheb Viljandile. Aga juba võidame tagasi palli. Nüüd on mäng jah niimoodi, et kogu Tammeka võistkond ja Viljandi võistkond on kõik Viljandi platsi poole peal, et välja arvatud Andrus Lukjanov. Pongo teeb suurepärase löögi. Et see võtab selle palli peaaegu ristnurgast ära. Väga sümpaatne löök. Suurepärane mängumees tegelikult Pongo. Andis eile ka toetan Tammekat.eu-le videointervjuu, mida varsti näete. Juba mängitakse nurgale klaahti. Ja pall taha posti. Nüüd Intermita valitseb seda mängu õhus sel hetkel. Kui oli see tema. Ja ei suuda Viljandi kuidagi midagi ehitada. Päris kiiresti saab Tammek siin kohe palli tagasi ja kui meil oleks siin sellised vinged statistilised andmed, siis ilmselt pallivaldamisprotsent oleks küll päris korralikult meile. Tammeka peaks proovima natukene seda mängu tagant üles ehitada ja natukene Viljandit nii-öelda kaitsest välja meelitama või siis pakkimagi Viljandile natukene initsiatiivi, et ka nemad prooviksid mängida, sest muidu peab üks võistkond ainult ründama ja teine ainult istub kaitses. Eks ta nii ole, jah. Ja seda ka Tammeka mängijad praegu üritavad teha, et lükkavad rahulikult tagant läbi ja ootavad, et ka Viljandi nüüd meile natukene peale tõuseks. Ja ei näita seda initsiatiivi väga, ilmselt on pandud paika, et lastakse kaitseliinis veeretada ja siis, kui pall läheb siia keskpoolikutele, Tõnnolm Pongole, siis hakatakse väikest survet avaldama.
aga pall on paremale määritud, Tamm läheb sisse. Niimo laseb hästi läbi, aga vist Tiirik väga ei oodanud seda. Hästi mängitakse Laasile ääre peale. Laas murrab keskele. Ja juba paremal kaldaja käes. Ai! Järjekordne nurgalöök, see on juba 9 Tammekale. Nagu siin näha oli, siis oli Niimo ka natukene nüüd viimases rünnakus liikus üldse keskele mängima. Tuli ääre pealt täielikult ära, et ma arvan, et seda mingit mängus oodata, et hakkab rohkem sinna keskele poole liikuma. Jah, et Klaas on hea pall. Klaas on sellel hooajal väga head mängu näidanud. Ilmselt saab terve vasaku ääre katmisega isiklikult hakkama ka, nagu võib-olla Barcelonas Dani Alves suudab terve paremat äärt katta. Jah, ja nagu näha on, siis Viljandi väga ei ole siit ääre pealt üritanud rünnata ka, nii et loomulikult ma ei näe ühtegi põhjust, miks Niimo ei võiks vahepeal keskele ära liikuda. Enno võidab nüüd peapalli. Adressaadite pall Laasilt. Viljandi vastu on ja raske mängida, kuna Tammek pole harjunud rohkem sükest sisekaitses seisma ja siis jooksu peale palle panema, mis on väga edukalt õnnestunud. Ja nüüd, kui peab väikestest aladest läbi murdma, siis on selline natuke probleeme siin. Nii, Laasilt teine pall järjest põhimõtteliselt. Ei kellegile. Õnneks teenime pea. Sander Lahtel saab Moida-Patti liidu kohati seljas. Näisime nurga või karistuslöögist korraldame. Eks siin kreeklasest peatreener on kindlasti mingid näpunäited andnud. Trennides on harjutatud kombinatsioone küllalt. Niimo paneb palli kasti taha, posti suunas kaldaja ei saa palli kätte. Ikka veel kastis, aga siuke kõrge pall, kõrge mäng tundub, et sobib isegi Viljandile ka. No nii. Torop läheb äärest läbi. Ja Laas on ka väga kiire ja vale otsus Toropi poolt praegu Laasi vastu niimoodi jooksma minna. Aga noh, ambitsioonikas poiss, miks mitte? Tundub, et on unustanud mingi keti kaela. Jah, kohtunik oleks ehk pidanud seda juba mängu algusest tähele panema. Jah, ja vist kui ta on nüüd see kett kaelas oli, siis see peaks olema ka automaatselt kollane kaart. Võtan, kas tundub, et Torop pääseb seekord. Kett läheb lihtsalt väljaku kõrvale maha. Aga keegi ikka Viljandi pingilt jookseb sellele järgi hammuti. Ja kitsas on siin paremal äärel. Hästi nägi Niimo kaitses. Ja Urt kaarib olukorra. Laievi kaugulöök oli Jaanul lihtne saak. No see oli küll veidi liiga lihtne viga Niimo poolt, ei saanud Tiirikut leitud sööduga. Aga fännid on hoos vähemalt, tundub, et nad ei ole minutikski laulmist jätnud ja seda väga tore näha igal juhul. Jah, võib öelda, et viimastes mängudes, kus olen ka ise siin Tammestanud kohal olnud, et on fännid, ükskõik palju nüüd hetkel kohal on, siis on nad alati jätnud väga positiivse mulje, et elavad võistkonnal nii heas kui halvas kaasa. Jah, sai ju paar mängu tagasi siin isegi pürotehnika välja toodud, kui Narva Transi vastu suudeti võit võtta. Oli juba esimese 10 minuti jooksul võimalus 2 korda tähistada, kui läksime kiirelt 2-0 juhtima. Seda lootsime tänasest mängust, aga no ilmselt Viljandi kaitset kiiret
ja noored jalad on praegu Tammekal olnud võrdväärne vastane, et Narva vanurite vastu seal kaitses oli väheke kergem. Jah, et Tammeka TV üks suur eelis on see, et viibisin Narva mängu ajal ise ka Tammeka noormängijatega Soomes ja siis leidsin küll, et Tammeka TV on üks väga hea asi, kuna sain Soomest rahulikult mängu vaadata. Jah, on juba viimased 3 mängu suudetud siin livestreami teha ja täna on, kui ma õigesti tean, siis 4. mäng, esimene kord kommentaatoritega muidugi. Mis näis? Peaks hooaja lõpuni siuke asi toimima loodetavasti, et see on suhteliselt käepärastest vahenditest kokku pandud, aga vähemalt midagigi. Ei loomulikult. Et kes ei tee ja Liisama Laht läheb. Ei. Päris ohtlik see endas. Kõrged pallid on Lukjanovi jaoks üldiselt suhteliselt kerge saak. Jah, et võib-olla temaga niisugune raskem on see väravuse välja tuleb. Meil see aasta mitmel ajal eksid võib-olla mitte viimastes mängudes, aga varasemad. Hästi tuleks jälle see vasakule ääre. Pakk juba vaikselt laiutab käsi, et ei tule seda palli sinna ette. Võib siin Viljandi mängid jooksutada natuke. Ja sööt tuleb. Kaldaja kukub, aga... Ja vist libises ise, et väga ei hakanud kohtunikult nõudma ka midagi. Jah, Kaldaja on siin tänases mängus parem kaitses tegutsemas. Eelmises mängus, kui ma õigesti mäletan, mängis ta vasak kaitses. Mõned mängud enne seda oli ta põhipositsioon keskpool kaitses. Väga universaalne mängija. Aga jah, kui sul on keskpool kaitsesse võtta Eesti koondislane ja Kongo noorte koondislane, siis ütleme, et seal on meil see hästi kaetud. Tiirik saab läbi minna. Ei kukku väravast pall kahjuks. Suurepärane võimalus mängu 36. minutil. Jah, et sai ilusti selle jala sinna vahele, aga kahjuks pall ei kukkunud sisse, et näha oli, et tal väga aega enam seda suunata nii-öelda ei olnud, vaid pani lihtsalt varba kuidagigi vahele. Võib öelda, et ärapaht tegi vist õige välja jooksu. Kongo mängib siin liiga jõuliselt Läti vastu. Märkumatult on ka esimene poolega juba vaikselt lõpusirgel jõudmas. 10 minutit veel ainult mängida. Tammeka ei lähe terve võistkonna kaitsesse, kuigi seda varasemates mängud on tehtud. Pong on jälle kaitses kindel. Ja lõpuks saab ka Viljandi esimesse nurgalöögi. Mitmed meil mänguminut juba käimas on. 37 käimas, jah. Tammekal on nurgalöögi 9. Selles muidugi punkte ei jagata. Tuleb tähelepanelikult kaitses vaadata. Viljandi kaitsed ei suudaks midagi ära korraldada meile. See oma meestega kaasa minemine on ka sellel loel veidike probleemne olnud. Ja Tiirik puhustab esimesest postist palli. Ei tea, kas nüüd oli ebaõnnestunud nurgalöök või oli mingi kindel kombinatsioon Viljandil, aga välja see igal juhul ei tulnud. Leimon saab löögile ja Lukjanovilt tõrje. Ja Lukjanov väga hästi siin püüdis selle palli. Viljandi ründaja oli küll valmis teist palli noolima, aga õnneks Lukjanov püüdis kindlalt. Jah, eks võib-olla oligi Viljandi parim võimalus selles mängus. Tammekal on kindlasti nüüd ohtlikumad olnud. Lükatakse kaitseliinis palli. Kombineerib jälle keskelt läbi. Niimo on sinna keskele liikunud. Tiirik saab hästi omaks palli. Väga ohver istud. Vaatame, et
Tammekale teises väga tähtsas mängus on Narva Trans Tallinna Kalev hetkel viigiseisul. Trans läks küll kiiresti 6. minutil mängu juhtima, kuid Edvard Ratnikov suutis 13. minutil mängu viigistada. Loodetavasti tuleb siiski sealt Transi võit. Paide linnameeskond juhib 1-0 Nõmme Kalju vastu. Kahvõitu. Ja Nõmme vist tahab ikka veel hooaja lõppu huvitavaks teha. Ja, aga Sillamäe Kalev on Kuressaare vastu 1-0 juhtimas, see on siuke tavaline juba. Tänase esimeses mängus Levadia võitis Florat. Aga muidugi see karistuslöögi koht on küll Tiirikule nagu loodud. Omal ajal ikka keerutasid korralikult. Et sealt minnakse otse peale ka lööma. Tiirik lööb. Ai, võetakse alt nurgast ära Ventsi poolt. Hästi suunatud pall. Väga hea karistuslöög kindlasti, et mitte siis vähavahinurka, vaid teisi nurka tasemel, et jõudis selle palli tõrjuda. Tammekale juba 10 nurgalööb. Laas annab. Ei liita tagapostist tutki ülesse. Jah. Kui nurgalöök nüüd nii palju on, siis võiks proovida ühte vahepeal teha. Kui vähemalt tuleks löögile saada kuidagi peaga. Jah, et natukene on praegu see, et 10 nurgalööki, et meil pealelöögile kas üldse ongi saadud otse nurgalöögist, et natukene võiks olla nurgalöögil minginegi mõte või kindel liikumine. Praegu tundub, et kord tuleb pall ette posti, kord taha posti ja kõik läheb umbes selle palli peale. Pakk ütles Tammi läbi mängida. Pall jääb Viljandile. Iivamägi. Nüüd Indermitele. Tammek teeb päris kõrget pressingut. Paremale Toropile. Viljandi näitab, et oskab päris hästi surve alt välja tulla sööduga ja ei hakatisi kohe pikka lahmima. Nii, ja Viljandi nüüd päris hästi kombineerib. Suurepärane tackle Tenno poolt. Pall on Tammekal. Et ei oodanud, et selliseid ründamisi tal selja tagant tehakse. Kaitses liigub pall tegelikult päris kiiresti, aga kui vastaste viimasele kolmandikule jõutakse, siis seal on see maala ikkagi päris kitsas ja ei leita seda viimast käiku. Jah, et siin on praegu, et võib-olla seal ees peaks rohkem hakkama 1-1 vastu ette. Ja nagu Niimo tegi, ka praegu saab tegi. Nagu sinu sõnadele kinnituseks. Teenis väga heas kohas karistuslöögi praegu. Ja kas Tiirik läheb jälle peale lööma? See vist on rohkem siuke keerutamiskoht küll. Jah, ma arvan, et pigem üritatakse sinna tagumisse posti tsenderdada, et äkki saab keegi jala või pea vahele. Jah, tundub, et Kurt andis Tiirikul juhised, kuhu see pall panna ja aga miks mitte ka loomulikult teha siukene nii-öelda pool pealelöök, pool sööt, et madal pall sinna tagumise posti suunas, mis võiks ka hea õnnega veel otsa sisse minna. Lükkab Tiiriku arsenalis kindlasti see olemas. Tiirik läheb. Panebki sellise palli, aga Viljandi kaitsed on valvel. Et väga hea pall oli kindlasti, et ja uus karistuslöök. Teine võimalus. Kurda peale, ma usun. Kurt on siin näidanud väga suurepärast peamängu oskust. 2 väravatki suutnud lüüa. Tammet käis sellel hooajal meistriliigas, millega ta siis jagab teist kohta Tammeka väravküttide pingereas. Kõigepealt paneb Niimo palli alla. Ja pall. Ei olnud seal Tammeka mängid kahjuks. Kongo mängib tagasi Tennole. Ja kas avab äärele, avab suurepärase palliga. Tennot nüüd väga hea sööt. Kahjuks Niimo teeb pea.
jah, mängitud 42 mänguminutit, aga skoor on ikka veel avamata. Kindlasti Sergei Ratnikov hõõrub Narvas oma käsi hetkel. Toropi efektne kannasööt kahjuks ei õnnestunud, Viljandi kahjuks siis. Tenno avaneb keskele, kohtunik kannab hea kattega, kahjuks Puudev ja Vald. jah, Tenno võib-olla kõige nõrgem koht ongi see esimene pallipuude, et see kipub tihti nagu natukene kehvaks jääma. Miklas on täna vasakus kaitses väga hästi hakkama saanud. jah, kohusetundlikult Toropi liikumisi jälginud. Kindlasti ei ole kerge siin. Enne Surt klaarib palli. Eks ilmselt arvan, et teisel poolel, kui asi niimoodi jätkub, siis saame Laasi võib-olla ka kõrgemal näha, sest oma kiirusega ta on ikka korralikult kaitsed ribadeks tõmmanud, siis ma arvan, et Tammekul selle hooajaks üks parimaid mängijaid isegi. Tenno võidab hästi keskväljal palli, siis läbi see löögile. Võib-olla natuke liiga kauaks palli hoida. jah, esimene hoog läks rünnakust välja juba ja kõigest Audiga piirdume. juba näiteks kiirelt lahti kaldajal võimalus palli alla panna. Tamm oli siin pikalt vigastatud. Kindlasti oli ka sellest Tammekal puudus, et eelmisel hooajal pani ta ikka väga palju väravasööte korralikke. jah, Oli vist üle 10 neid isegi. igastusi on see hooaeg küll tõesti palju olnud, et Leimanil läbi jooksul läheb pall, aga Tutk on õnneks valvel seal. Leiman mõõrab keskele. Mõte oli iseenesest hea, aga natuke kitsaks läks see kõik seal. Tammeka alustab jälle lühikesega. jah, kohtunik lisaminutit ei pannudki ja läheme väiksele pausile ja tuleme tagasi juba teisele poole. Jalgpallijuhi Tammeka sponsoreid Tartu linn, aasta auto pluss, Auro veekeskus, Kohtland, Naik, Värska vesi, Hoomeks, Riik FM, Tšan-Tšan, linnaekraanid. ja ühineme fännidega ja saadame mehed välja neetud puhkusele. 45 minutit on meid ees ootamas.